head kuulajad. Väga tore, et te olete tulnud meie vestlusringist osa saama. Ja mul on hästi hea meel, et vihm on järgi andnud ja tuul ainult paitab meid ja me saame oma jutuga algust teha. Mul on hea meel öelda tere. Brit, tulid? Kas tuleb heli läbi korralikult? Tere, Peeter! Tere, kas minu heli tuleb läbi? Tundub, et tuleb vist või? Ja, te võite endale neid tõsta niimoodi mugavalt ja põhimõtteliselt võite aparaatega käes hoida. Aga nii Brit kui Peeter on väga-väga põnevad inimesed ja mul on ülihea meel, et sellisel kibedal purjetamise ajal on mõlemal olnud võimalus täna siin meiega veeta koos üks kena aeg. Aga Brit, mäletad sa, kui sa esimest korda mere äärde, mere peale lainete sekka sattusid? Siis kõige esimest korda otseselt ei mäleta, sest ma olen kasvanud piisavalt mere ääres ja kunas ma vee peale sain, mitte lihtsalt vee sisse, tõesti ei meenu. Küll aga meenub, kuidas ma esimest korda purjeka peale sattusin. Ja see oli, ma olin siis umbes 25-aastane ja abikaasa sünnipäevaks koos ühe sõbraga oli tellitud Tallinna lahe peal väike retk Naissaarele ja tagasi. Nii et sellise puhkereisiga sai alguse sinu meretee? Jah. Peeter, kuidas sul oli? Mäletad sa oma esimest? Ma päris esimest ilmselt ei kujutagi ette, mis on olnud ilmselt kasvades hallil nõukaajal, siis ma arvan, et küllap see sõidetud mõne praamiga mõnele saarelegi, et on selline üldiselt selline esimene mere peale saamine. Esimene purjeka peale saamine, ma jälle päris täpselt ei mäleta, aga ma tean, et kui ma Kuku raadios tegutsesin, siis ma käisin tegemas kunagi Kuku nipernaadisid. Ja siis me käisime Võrtsjärve peal ja seal ma mäletan küll, et vanahärra Murutariga sai seal koos igal juhul siis käidud niimoodi Võrtsu peal purjetamas ja pärast seda juttu tehtud. Nii et, aga võib öelda tähendab, et esimest korda ma sattusin purjetama tööalaselt, eks ju. Siin interveerima purjetajal. Kas pole mitte kena? Mina enda kohta võin öelda samamoodi, et mina alustasin purjetamist ka keskealisena, oli tohutu tõmme ja minu purjetamise ajalugu on 11 aastat, kui ma sõitsin esimest korda siit samast Pirita jõe pealt välja jahiga Kunilla, mis on folkboot ja ma ei mäleta, ei unusta kunagi seda rõõmu, mis mu hinges oli, kui ma sain seda teha. Aga olgu öeldud, et Kaidor on siiamaani mul telefonist nime all Kunilla. See on väga armas, et sa hoiad seda. Aga räägime korra, või olge nii kenad, Peeter ja Brit, rääkige natukene, tutvustage ennast just sellele mereteemale mõeldes. Brit, ole hea. Jah, mina sattusin siis rohkem purjetama kusagil 30. eluaastate keskel, kui meil tekkis võimalus hankida omale esimene purjekas, 23-jalane. Ja olime abikaasaga mõlemad teinud omale väikelaeva juhiload. Alustasime selles mõttes täitsa jaburast otsast, et kõigepealt läksime koolitusele, tegime load, aga seal ju purjetama ei õpi. Ja ostsime jahi ka kohe ära ja siis hakkasime avastama, et aga kuhu me nüüd sellega minna julgeme ja kuidas me päriselt purjetama õpime. Õnneks leidus tuttavaid, kes olid siis nõus käima meil mentoriteks jahi peal, et nemad said purjetada ja meie saime õppida. Brit, sa alustasid ikka sealt kaugemast servast, et minu teadvusesse ilmusid sa niimoodi, et on mingisugune huvitav paar, abielupaar, kes sõidab ümber maakera, millest mitte keegi mitte midagi ei tea. Ja siis minu arust olite tagasi, kui ma üldse esimest korda sain aru, et selline vahva tükk on teil tehtud. Ja sellele pikale reisile me sattusime niimoodi, et kui me olime oma esimese jahi maha müünud ja uue jahi hankinud, mille me hankisime kohe selle mõttega, et oleks võimalikult merekindel ja purjetasime sellega mõned aastad siin kodustes Läänemere vetes, kui siis tekkis võimalus võtta omale mõned vabad aastad lihtsalt
oli selline hea aeg, et vanemad said omadega ise hakkama, lapsed olid piisavalt suured, et saada ise hakkama ja rahakott lubas mõne aasta mitte tööl käia, siis nii me otsustasime, et lähme vaatame, kaugele me jõuame. Ega me päriselt ei teadnud, kas me julgeme Kiili kanalisse minna, kas me julgeme läbi Inglise kanali minna, kas me julgeme üle Biskaia minna. Iga asi tuli uue sammuna ja selline pehme varuplaan oli algusest peale, et tegelikult 1 aastaga saaks käia ära Kariibidel, et oleks ju ikkagi 2 ookeani ületust ja elamus seegi. Aga kui me juba seal Kariibidel olime, siis saime aru, et ikka ainult edasi on see tee. Väga hea, me räägime sellest kogemusest kindlasti veel, aga Peeter, mis on sinu tänased toimetamised mere peal ja mere ääres? Ehk siis ma aitasin siin sõnastada seda sinu tutvustust, et ma olen ikka sinust kui võistluspurjetajast ikkagi kogu aeg arvanud. Mul on hoopis, pigem on see, et see, kui ma sattun vahetuval ka käima Muhu väinas, siis ma pigem ausalt käin seal sellepärast, et see aitab välja tulla mugavustsoonist, ehk et muidu ma läheks purjetama ainult siis, kui on nagu nii-öelda hästi ilus ilm ja täpselt nagu 5 meetrit tuul puhub õigest suunast, ja siis ma läheksin nagu paaril korral aastas nagu välja ja oleks tore. Aga Muhu väin on tore asi, et see kestab nädal aega, hetkel toimub. Aga teeme siis väikse selle kokkuvõtte. Sa just vaatasid enne, kui me siia lavale tulime, kus koha peal on Muhu väina purjetajad praegu. Muhu väin on siis Eesti kõige suurem purjetamisüritus, kus on üle 100 jahi ja purjetajaid on circa 800, nii et see on vägev seltskond. Jah, ma pean tulistama, et ma ei vaadanud seda, et kus koha peal on Muhu väin. Ma arvan, et nad hetkel on teel kusagil seal Muhust Kärdla poole ja kusagil seal vahel, igal kellegi pildi peal oli väga tume pilv ja jutt sellest, et kõik panevad juba tormipüksid jalga. Aga mida ma vaatasin seda kohta, et Briti ja Viljari esimene jaht Kaia on oma klassis 12. koha peal. Ja ta on tegelikult niivõrd väga üldarvestuses, ma isegi hakanud kõikide sõitude kaupa vaatama, aga ehk et see purjekas, mis oli teie esimene purjekas, on väga kenasti endiselt sõitmas. Seal peal on väga pikaajalise kogemusega Annika Malva, kes on kapten, 2 Noblessneri purjekooli taustaga, aga nüüd juba ilmselt täiskasvanumad inimesed on tal meeskonnas, nii et Kaia purjetab edasi ja mis mõelda, et mis on minu ja Briti vahelisi erinevaid seosed võiks välja mõelda, ehk et ilmselt mingisugune IT-poolne selline ka seos. Aga teine asi on see, et esimene purjekas, millega ma nagu reaalselt purjetasin niimoodi, et ma tegelesin purjetamisega, mitte ei istunud peal, oli ka juhuslik Kaia. Ehk et see purjekas jäi Noblessneri jahtklubi purjespordikoolile ja minu lapsed käisid seal samas koolis trennis ja siis mingil hetkel toimus lapsevanematele selline nii-öelda trenni poolt ka selline väike koolitus suvel ja siis sai, kes sõitsid väiksemate purjekatega, kes purjelauaga ja siis me sõitsime ka Kaiaga. Ja mäletan, et kui meil oli esimene kord oli Spinnakeriga, mis on see ilus suur värviline puri, millega alla tuult sõidetakse sellega trenn ja siis ma nägin esimest korda sellist asja, nagu seda on Spinnakeri voom. Ma taipasin, et teate, mul on Spinnakeri voom juba olemas ja järgmiseks suveks oli mulle sellega ka purjekas kasvanud. Nii et minu purjetamise alguse lugu on selline, aga pärast seda ma selles mõttes, kui sa küsid, et mida ma tänapäeval teen, siis see hooaeg on kujunenud niimoodi, et ma põhiliselt remonteerin. Kas enda või kellegi teise purjekaid, kuidagi on selline hooaeg välja kukkunud, et sellega seoses ma ei ole ka ise Muhu väinaski. Aga see on ka tähtis töö, aga üks tähtis töö on see, kust sa võtsid ennast tegelikult maha praeguseks hetkeks, sest et kas ma olen õigesti aru saanud, et sa oled vabatahtlik merepäästja? Ja särgi alusel olen vabatahtlik merepäästja ka veel, jah. Nagu näha, homme oleme me kõik seal väljas ja turvame Tallinna Open Water ehk avavee ujumise võistlust. Kuulimunast Piritale 3,8 kilomeetrit on pikem distants, kokku 150 inimest vees. Aga see merepäästja on ka selles mõttes on see lugu, et kui sa juba merele lähed, siis põhimõtteliselt jällegi koolitusel räägitakse ka midagi nagu turvalisusest. Aga siis ikka mõtled, et see ilm on ikka karm ja kuidas sa hakkama saad ja mis siis, kui midagi hakkab juhtuma.
ja mul järsku ühel hetkel sai nagu selgeks, et isegi suhteliselt alguse hetkel, kui ma hakkasin purjetama, et selleks, et ma teaks, mis juhtuda võiks, on see, et ma võiksin käia merel nendega, kes tegelevad nendega, kellega on juba juhtunud. Et siis ma näen, mis teistega juhtub ja siis ma oskan selles mõttes nagu ise targem olla, eks ju. Noh, tegeledes infoturbega ja riskihaldusega suhteliselt loogiline lähenemine iseenesest, eks. Ja niimoodi ma sattusin ka selles mõttes merepäästesse, nii et ma õhtust alates olen jälle valmis, et ma praegust pean olema laval, et ma ei saa valmis. Aga kui praegu tuleb väljakutse, kas sa pead siis jooksma? Ma mõeldes ürituse korraldaja peale, ma hetkel ei ole valvest. Aitäh sulle selle eest. Muidu oleks jah, ma oleks võinud alternatiivis arvestada võimalusega, et me peame väga viisakalt ütlema, et nüüd ma nüüd siis lendangi minemise. Britt, aga see sinu, ma ütleks ikkagi nagu vägev eepiline reis ümber ilma, ehk siis see ei ole midagi, mida inimesed ei tee, see on tegelikult üsna levinud viis ajaveetmiseks, puhkamiseks, seiklemiseks. Et aga ütle, kus see mõte niimoodi ikkagi nagu idanema hakkab, et ma tahan oma abikaasaga koos niimoodi seigelda? Meil hakkas see mõte idanema, kui me tulime ühelt matkalt Hispaanias, käisime mägedes ja lõpetasime selle matka Barcelonas. Jalutasime niisama Barcelona jahtsadamas ja käisime meremuuseumis ja siis, kui me seda jahtsadamat vaatasime, siis kuidagi jäi sisse see mõte, et milline ilus elu. Kõik need helid ja kõik need inimesed ja see hulk jahte seal sadamas ja et oleks tore, kui saaks ise ka reisida niimoodi sadamast sadamasse. Ja siis, kui oli juba mõnda aega saanud siin nii Soomes kui Rootsis käidud ja saime aru, et see on täpselt see asi, mida meile meeldib teha, siis ei saanud kuidagi jätta kasutamata võimalust minna kaugemale ja proovida, et mis me siis julgeme. Peeter, millest see asi algab? Ütleme, sina alustasid ka purjetamist või seda mereelu ikkagi nagu keskealisena. Et mis need esimesed sammud on? Kus ma saan? Ega ma ei tunne ju kedagi siin. Mul ei ole võib-olla ühtegi sõpra, kes jahti omaks. Jah, seal ongi selles mõttes on see, et sellel hetkel, kui sul jahti ei ole, siis sa ei tunne kedagi, kellega kaasa minna. Ja siis, kui sellel hetkel, kui sul on juba endal jaht olemas ja kogemusi ka, siis on see, et on nagu raske nagu teha erinevate kaasakutsumiste vahel valikut, eks ju, et kellega võiks seda puhku purjetama minna, aga minu algus sai tegelikult sellega, kui lapsed olid ka jõudnud parasjagu niivõrd suureks, et enam päris liivakooki ei teinud rannas, siis mu kaasa käis Pirital surfikoolitusel ja tuli meile maakodusse ja ütles, et tema hakkab nüüd surfama, et Roostal on üks Tarmo Käosaar, kes peab surftelki, et tema läheb sinna. Mina ütlesin, ma olen pikalt töötanud koos Tiit Aunastega, kes on ka selline protosurfar ja nii edasi, et olen kogu aeg ka mõelnud, et tulen ka, mis me lastega teeme. Ma ei tea, võtame kaasa. Ja niimoodi siis juhtuski tegelikult, ja sealt tegelikult jõuab siis kusagilt ringiga sinna välja, et kuidas ma kaia pealt sattusin purjetama, eks ju. Ja ma järgmine aasta purjekas oli sellepärast, et sellel aastal oli kuidagi vähe tuult ja mõtlesin, et purjelauaga väga igav niisama püsti seista, et vähemasti kui on nagu purjekas, mis ise masti püsti hoiab, et siis vähemasti saab sõpradega seal istuda niisama selles mõttes vaadata ilma, et ei ole nagu nii igav seal ollagi. Ja niimoodi siis juhtuski nagu purjekas selles mõttes. Kas ma pean tunnistama seda, et ma olen selle nädala tegelenud esimese poole ka sellesama harrastusega, kus sul on käes see puri ja hästi ebastabiilne laud. Ja lõppkokkuvõttes ma sain eile juba päris kenasti liikuma sellega ja käed täna valutavad natukene sellest hoidmisest ja kangutamisest. Aga kas on nii, et on seal nagu suur vahe nagu kogemuse mõttes, kui sa, Peeter, mõtled selle purje laua peale ja jahi peale? Et ärme detailidesse mine, aga räägime sellest rõõmust ja sellest mere juures olemisest. Selle võtame niimoodi, et purje laua puhul on vahest läheb kõige lõbusamaks see, kus sa jõuad sellega juba niimoodi sellisesse ujuvast sõidust, sellesse glisseerivasse sõitu, kus sa nagu lendad mööda veepinda, mitte lihtsalt ei sõida nagu anniga. Sama on tegelikult väikeste svertpaatidega, kui kiirus hakkab selles mõttes suureks minema, siis hakkab tekkima kohe see adrekas, aga purjekas on ikka jahina oluliselt selles mõttes erinev, sest et surfipurjes enam-vähem paned rigad nagu endal valmis paika, vaatad natuke ilma, eks ju, ja siis lähed sellega seilama. Aga purjetades on sul kogu aeg see, et sa pead kogu aeg jälgima ja sul on neid otsi, millega on võimalik purje seada ja purje trimmida.
neid on tegelikult ju suur hulk, eks ju. Selles mõttes ja igaühel on veel see, et kas sa tõmbad seda otse alla või tõmbad natukese rohkem külje peale ja kõik need selles mõttes sellised näitajad, nii et see, et kui sa rääkisid, et kui me enam-vähem esimesel aastal, kui me koos vist Väinas olime, mina olin veel oma lastega, siis et kuidas me enam-vähem kusagil Tõstamaal olime olnud kõrvuti. Me võime öelda siin kuulajatele seda, et me alustasime Peetriga üsna ühel ajal purjetamist ja me sattusime esimeses Muhu Ainari katis ühte otsa paralleelselt sõitma. Peetril oli tohutult kiire jaht ja minul oli üsna aeglane jaht, aga Peeter sõitis millegipärast, ootas mind järgi, oli vaata viisakas meremees. Jah, mul on alati see komme tekitada võistlustel segadust, et lasta naiste jahid läbi ja muud sellised, et seda tegelikult ei ole vaja teha. Et kui ikka võistlustes on kõik võistlevadki. Aga Brit, ütle, kus see julgus tuleb, et sa võtad ikkagi nagu ette mingi täiesti uue maailma? Ega sa ju ilmselt nagu lapsena ju ei teadnud, on ju. Kui sa alustasid, sa olid ikkagi tühi leht. Meil abikaasaga on mõlemal ühine asi olnud see, et me oleme lapsest saadik matkama hakanud, mille kaudu me tutvusime, mis tähendas, et nõukogude ajal sai päris palju käidud Siberis ja ida pool mitmetes kohtades. Ja siis, kui me purjetamise enda jaoks avastasime, siis suurim rõõm oli see, et matkates tuleb ju hommikul oma telk kokku pakkida, kõik selga laduda ja rügama hakata. Aga jahiga asju tuleb küll ära panna, aga selga ei pea midagi võtma, ta kannab nii meie asju kui meid endid ja elu on palju lihtsam niimoodi. Nii et see on lihtsalt väga mugav ja mõnus viis, see on nagu kodu, eks ju? Just, see on ujuv kodu. Aga võrdles, inimesed võib-olla tunnevad seda automatkamist, võtavad selle maja endale järele või siis sõidavadki koos majaga. Kas see on midagi sellist? Ma ei ole ise niimoodi automatkajana käinud, aga ma kujutan ette, et seal on palju sarnast. Mis minu meelest on suurem vabadus, on see, et merel on rohkem otsustamisvõimalust, kuhu sa lähed, kas sa tahad ööseks minna sadamasse või sa jätkad liikumist, kas sa jääd ankrule. Autoga sa pead ikkagi valima need konkreetsed kohad välja ja rohkem plaanimist. Merel saab rohkem otsuseid teha käigu pealt. Peeter, soovid täiendada, sul on niimoodi nina püsti kohe. Ei, ma ise ei ole automajaga sattunud matkama, nii et ma ei oska selles mõttes öelda, aga jah, see, et kusjuures kütust kulub vähem ju. Kütust ei kulu peaaegu üldse? No selles mõttes jah, et eriti neile, kes veel nagu purjega sadamasse välja käivad, eks ju, profimalt. Aga muidu puhul ka ma kujutan ette, et mul on suvine bensukulu paadi peal on mingi äkki 5 liitrit või ma ei tea, mul enamasti on võib-olla 10 kaasas, aga see ülejäänu ma valan talveks selle autossegi, et selles mõttes on mõistlik ja mul endal on ka see, et kui ma olen maal, siis ma ilmselt ka autos, kus on nagu, ütleme niimoodi suvides näiteks, eks, siis ma ikka kipun tegelema oma tööga ja vaatama seda, et mis arvutimaailmas toimub ja nii edasi. Ma tean, et kui ma merele lähen, siis ma annan otsad ja lähen ja mind ausalt öeldes äärmisel juhul ma olen paari korral kirjutanud mõne Muhu Väinas bloginud või siis mingisuguse leheloo kirjutanud sellest, kuidas ma purjetan, aga muu töö nagu tähendab praktiliselt ei sega selles mõttes, et ta muudab selles mõttes mõni vabaks, nii et selles mõttes mulle isiklikult meeldib see mere peal olemine nagu rohkem, tähendab, et sa pead nagu vähemate asjade peale mõtlema, et see maailm siin maa peal on hästi kiire, autoga sõidad sa ikka oled kusagil, pead ju kogu aeg selles mõttes roolis vaadades teed vaatama, eks ju. Purjekaga on tegelikult see, et kui sa natuke aega merd ei vaata, siis tegelikult meri ära ei kao. Ja enamasti tähendab, ütleme, et nagu suuremad laevad ka alla 10 minutit sulle otseselt nagu külje alla ilmselt ei tule silmapiirilt, eks ju. Et iga 15 minutit peaks ikka korra vähemalt ringi vaatama, aga ei ole selles mõttes nagu kiiret ja kõik nagu kulgeb ja sa selle purjeka ka, jah, ma ütlesin, et sa pead purje seadma. Aga sa sead selle valmimise, siis ta läheb ja siis on sul võimalik otsustada, kui tuul muutub. Et kas sa lähed tuulega kaasa, eks ju, või sa üritad hakata pingutama, eks, teise suunda, aga on sul vaja parasjagu pingutada või mitte, Ma kujutan ette, Brit, kui te sõitsite ümber ilma, siis seal mõtiskleda selle üle, kas nüüd natukene purje sättida või mitte, et teil oli seal nädal aega mõelda seda, et kas me teeme seda või mitte. Kuidas tegelikult oli? Tegelikult väga niimoodi ongi, et kui nüüd purjetamises pautimise peale mõelda, siis ookeani peal... Ma teen ühe selgituse. Pautimine on siis see, kus sa lähed ühelt halsilt teisele, ehk sa muudad siis jahti tuule suhtes.
just. Muudad oma suunda ühesõnaga purje ümber sättimisega. Et kuna tavaliselt ei saa ju otse sõita sinna, kuhu tahaks, vaid tuleb võimalikult lähedale sõita, siis ookeani peal võib olla nii, et hommikul mõtled, et võib-olla me täna paudime. Päeval vaatad, et ei, no kulgeme ikka päris hästi ja et võib-olla kui me siin pautima hakkame, siis on laine kehvem ja ärme täna paudi. Ei, õhtul enne ööd küll ei hakka. Ja nii tuleb järgmine hommik ja võib ka järgmine päev minna. Päriselt võib minna 3 päeva mõtlemise peale, kas pautida või mitte. Aga kui 30 päeva järjest ookeanil oled, siis on aega. On aega mõelda. Aga ütle, mis siis see purjetaja seal keset ulgumerd teeb? Kas siis, kui ta mõtleb, siis ei tule seda head mõtet, otsustad, ma ei tea, võtad raamatu või kuulad midagi või räägid juttu või teed süüa või? Sa lugesid väga õiged asjad ette. Et ma ei ole kunagi elus nii palju lugenud kui merel olles, sellepärast, et tõesti tohutult palju aega on lugeda. Meil oli ka väga palju audioraamatuid kaasas, neid sai ühiselt kuulata, paned ta lihtsalt mängima ja kumbki lesib oma kois ja kuulab. Ja siis söögi tegemine samuti on väga oluline osa. Ma ausalt kujutasin ette, et kui väljas on 30 kraadi sooja ja ookean on 30 kraadi soe ja kõik õõtsub ja et ega me seal suurt süüa ei taha. See ei vastanud üldse tõele. Hommikul ärkad ülesse, hakkad mõtlema, mida meil süüa on, mida me viitsime teha, mida me täna kätte saame kusagilt, sest kõiki asju pole alati mugav võtta, mille peaks enne ära sööma, et see pahaks ei läheks ja siis mõtled vaikselt välja, et nüüd selge, hommikusöök tuleb see, siis päeval püüad kala, kui saad kala, siis sõltub sellest, et mis sest kalast saab, siis kuna meil külmkappi ei olnud, tuli kala alati kohe ära süüa ja siis saab lõunasöök söödud ja nõud koristatud ja juba hakkad õhtusöögi peale mõtlema, mis me ikka õhtul viitsime teha, nii et see sisustab väga suure osa ajast. Mõtisklemine pautide üle ja selle üle, mida süüa. Peeter, kas see kõlab sulle tuttavalt või kui pikk on üldse, Peeter, sinu kõige pikem purjereis, mida sa oled sõitnud? Hetkel oli just pikka aega olen tillerdanud samas Eesti ümbruskonnas, aga ma just natuke tagasi tulin Hispaaniast ühe purjekaga Eestisse, nii et see oli vist mingisugune 2000 miili või niimoodi. Et kaugeltki mitte ümber maailma, aga selline ja ütleme, et see vesi on tegelikult enam-vähem igal pool selles mõttes samasugune, et kui sa juba välja lähed, siis see laine on teistsugune Läänemeres ja ookeani peal ja siis huvitav on see, et istud järjest öövalveid ja me tulime niimoodi, et me ei käinud vahepeal maal, me tulime suhteliselt otsehooga siia ja siis vaatad, et nii, et eile, kui ma andsin kella 6 paiku, andsin valve üle, oli veel pime. Täna on juba päris valge ja siis, kui sa jõuad Läänemerele, tuleb välja, et juba umbes kella 3 öösel tuled valvesse, et siis on juba tegelikult on nagu valge ja vaatad, ahaa, et tundub, et me hakkame siin nagu kodusele jaanipäevale lähemale jõudma, eks ju. Et need muutused on, aga ja siis ühel hetkel jõuad sa kuhugi siia. Me tulime Ventspilsist, tulime Saaremaa poole ja siis me vaatasime, et see on täiesti selline tühi maa. Olles tulnud üle Biskaia ja läbi kanale ja Inglise kanale siis ja Kiili kanale ja edasi, kõik kogu aeg käib mingisugune meeletu sagimine, raadios käib kogu aeg suhtlus ja edasi. Aga siin on siuke rahulik, et tegelikult nagu ei toimugi midagi. Ma teangi, kui olen ümber Eesti sõitnud, siis on see, et sa tuledki sealt kusagilt Pärnus natuke on, eks ju, ja siis tuled, siis vahepeal sõidavad Saaremaa ja Hiimu raamid, eks ju. Ja siis on pikk tühja maad, siis sa jõuad siia Tallinna juurde ja kusagil siin ennem nagu Kopli lahte hakkab järsku tekkima siuke mere peal liiklus, eks ju. Et see on nagu selles mõttes vahe, et siin on enam-vähem, ma kujutan ette, et siin kusagil Saaremaa vahel on umbes sama vähe laevu näha kui ookeani peal, eks ju. Brit, aga tiir ümber ilma, eks ju, see on päris põnev seiklus. Kas te sattusite ka nagu sellistesse tõsistesse olukordadesse, kus koha peal ikkagi torm mühas ja merest tulid välja merekoletised ja tahtsid ära süüa teie laeva? Oli ikka paar sellist tõsisemat olukorda ja oli ka paar sellist naljakamat olukorda, kui nüüd merekoletistest rääkida, siis ükskord oli tõesti nii, et ilus, üsnagi vaikne ilm, kergelt purje all liikusime, ümberringi ainult avaookean ja kostub selline traktori podina moodi podin.
ja eemalt mere peal paistavad sellised, no täitsa nagu draakoni selg, sellised mustad küürud hästi pikalt. Ja siis me natuke aega mõtisklesime, et mis asi see on. Tuli välja, et me olime lähedale sattunud pilootvaala parvele, kes magasid ja siis nad kuidagi hingasid ja see nende hingamine kostis üle vee sellise podinana ja nende seljad, mis õõtsusid, seal olid nagu vee peal liikuv draakon. Aga kui nüüd tormidest rääkida, siis kõige selline ehmatavam oli võib-olla olukord, kus me Lõuna-Aafrikast läksime ära, võtsime suuna Lõuna-Atlandis St. Helena saarele. Meil oli sinna 2-3 nädalat sõita. Ookeani peal on valdavalt nii, et ega seal vastu tuult ei saa minna, sa ikkagi valid tuule järgi oma kursi, ehk siis tagasikeeramine ei ole tavaliselt hea variant. Ja me avastasime umbes ööpäev pärast lahkumist, et meil jaht lekib. Kusagilt tuleb soolast vett sisse ja aru ei saa, kus kohast tuleb. Aru ei saa esialgu ka kogusest. Siis saime lõpuks selgeks, et no tuleb selline 20 liitrit ööpäevas võib-olla, mis ei ole suur kogus ja jaksab välja pumbata, aga kuna me ei teadnud, kus see vesi tuleb, siis loomulikult hirmutas, et aga kui hakkab rohkem tulema, mis me siis teeme. Ja see oli päris tormine ilm. Lained ikka käisid hullusti üle ja murdsid peale ja siis, kui me lõpuks avastasime, milles viga oli, viga ei olnud tegelikult suur, üks imepisike auk oli. See auk tuli ära lappida ja probleem lahenes. Me räägime, mis suurusega august siis? Auk oli minu sõrmeotsa suurune. Väikse sõrmeotsa suurune. Minu väikse sõrmeotsa suurune auk ja sealt tuli selline 20 liitrit ööpäevas. Kus see siis oli seal laevas? See auk, nüüd nendele, kes on purjetamisega kokku puutunud, ütleb ilmselt sõna roolipaller ja selle ümber olev kõri. Ühesõnaga seal on määrdenippel ja see määrdenippel oli ära tulnud ja siis tegelikult see vesi surus. Ta ei tulnud üldse otse sisse. Ta surus sealt roolipalleri kõrvalt iga tagant lainega uuesti. Kurikuulus roolipaller. Ja seda saab vaadata ilmselt sellest mere sõnaraamatust järgi. Roolipaller, tõenäoliselt leiate ka joonise ja ega iga uus sõna on... Ja, ma võin sulle ka rääkida siia otsa roolipalleri loo. Minu toredam lugu on kõige selline põhjalikum õnnetus oli ka seotud roolipalleriga. Me olime soolo ja üksi ja kaksi purjetamise sarjaga sõitmas ühel hetkel ühel sügisel. Oli ring läks kusagilt ümbert Naissaare ja siis kusagilt Tallinna madalasse ja kusagilt tagasi mingisugune ring. Ja me olime seal Naissaare tagant minemas. Mingisugunegi, ütleme, mitte otseselt poolel teel Soome, aga niimoodi päris kaugel. Ja ühel hetkel mun sõber, kellega ma sõidame, ütleme, et Pets, kuule, et ma hakkab käsi ära väsima, et võta rool, et käsi hakkab väga raskeks minema, et sõidan sina roolist. Okei, no problemgi. Võtan rooli, ütlen, et kuule, et ma arvan, et probleemi ei ole sinu käega, et see rool käibki meil väga raskelt. Et toogu korra alt mutrivõtmed, et vaatame, kontrollime kõik ülega, et sõber toob mutrivõtmed ja ma ütlen, võta nüüd rool, et ma siis hakkan siit nagu kruttima ja vaatama ja siis ütleb, et kuule, Pets, tead, probleem läks ära ja vist läks rool ka. Nii, ja teil siis ei olnud enam rooli? Meil ei olnud roolipaller, mis on selline täismetallist, mis ta on, ümarmaterjal, eks on. Varras, mis oli meie puhul 25 või 35 millimeetrit selline läbimõõdus. See oli lihtsalt nagu ära murdunud nagu laksti, nii et siis me ootasime mu sõpru merepäästest, kuniks nad tulid ja meid kohal lohistasid Tallinnasse, kuna tuul oli Tallinnast maa pealt oli 10 meetrit sekundis, nii et põhimõtteliselt ma oleks ilma abita, me oleksime lihtsalt paari päevaga ilmselt Soome loksunudki, see oli selline, ja roolid on selles mõttes on see, et väikse purjekaga, kus sa kogu aeg roolid, siis ongi seda teada, et on probleem. Aga tulime just suurema purjekaga üle Biskaia ja siis ühel hetkel oli meil mingil põhjusel plaan mingit manöövrit teha ja võtta autopiloot maha ja öelda, et rool ei pööra. Ja autopiloodiga pöörab, käsid see ei pööra. Ja me avastasime kehed Biskaiat, et rool on läinud. Et roolilava töötab, kõik töötab, autopiloodiga saab sõita, aga järgmine kord ka sadamasse minna.
kuidas siis minna, kui sul ei ole võimalik nagu sadamasse ennast... Sa enne ütlesid, et see teie reis oli suhteliselt otse tulemine. Kas see oli siis see põhjus, et te piditegi tulema otse mööda merd, sellepärast, et te sadamasse minna ei saanud? Ei, see oli ka tegelikult täiesti ajaliselt plaanitud otse tulemine, aga ei, sadamas me käisime ka sadamas. Ja vaata, küsimus on see, et sa küsid, mida Purjekale tehakse, eks ju. Üks oluline küsimus on, mida me täna sööme, eks ju, mis kell me sööme ja kes teeb süüa ja kes nõud peseb ja kogu selles mõttes see pool. Ja siis teine pool on Purjekala tegevustest on see, et mida me täna parandame või mis täna katki läheb või mis eile katki läks, mida me täna parandame. Et see on ka selles mõttes lõputu tegevus. Nii et kui meil oli siis, me mõtlesime, et me lähme siis Hollandis sadamasse ja parandame selle jama ära. No sest, et sadamasse sisse saada ja välja saada ilma roolita on lihtsam, kui sõita läbi Kiili kanal 90 kilomeetrit ilmselt, eks. Ja siis oligi sõber Lauri Kurvits, kaks Laurit, üks Lauri oli nii-öelda see kapten, kes ütles, et kuhu poole sõita. Ja siis teine Lauri oli avariirooliga ja 2 jämeda otsaga pelide pealt, hüdropelid suur purjekas ja siis sõitis nagu ohjadega niimoodi purjekaga. Kahetsusväärselt kõige paremad hetked sellised on need, kus kõik need inimesed, kes muidu teevad toidust ja kõikidest Instagrami jaoks pilte, siis sellel hetkel ei taibanud mitte keegi fotokat välja võtta, kus härrasmees tuleb ohjadega purjekat ohjates sadamasse sisse. Nii et selline see tähendab purjete elu on ja jällegi sina ütled, et sul oled käed väsinud surfamisest, eks ju. Mina eile ja üleeile suutsin sõber Kurvitsat 2 korda kõrgemat sorti masti niimoodi selle, millega nüüd, mitte peliga, vaid kepsliga, eks ju. Tähendab, iga kord, kui keegi ütleb kepsli kohta peli, tuleb välja Mart Saarsoo ja ütleb, et see on kepsel. Kepsel on siis, vaadake jälle sellest mere sõnaraamatust järgi, aga see on vahend, millega igasuguste asjade peale tõmbamine on kergem. Maa alternatiiv võiks olla tali või mõni niisugune vintsilaadne. Aga Britt, kui osav sina oled igasugustes asjade remontimises või me räägime üldse liiga palju remontimisest, räägime sellest mitte remontimisest? Selle sondi purjetamine ongi tegelikult see, et ikka tuleb nagu midagi remontida kogu aeg. Ma olen Peetriga täiesti nõus. Peaaegu kogu aeg tuleb midagi remontida. Selliseid päevi, kus üldse mitte miski katki ei lähe või valesti ei lähe, eriti ette ei tule. Ja mida ma õppisin ka selle pika reisi jooksul kõige rohkem on see, et kui avastad, et midagi on viltu või midagi on võib-olla natukene viltu, siis sellega tuleb tegeleda kohe. Sest kui kohe ei tegele, siis järgmiseks on see probleem kordades suurem. Näiteks avastasin ma ühel õhtul, et eespurje õmblus kusagilt sealt ülevalt on umbes 2-3 sentimeetrit hargnenud. Aga päike juba loojus ja puri on suur ja jaht on väike ja hakkame nüüd teda alla võtma ja parandama, et hommikul tegeleme. Hommikuks oli loomulikult 3-meetrine rebend, me õmblesime seda 2 päeva. Ei saanud lihtsam. No, aga sa said õppetunni, et järgmine kord, kui sul on väike rebend, sa teed selle kohe korda. Ja kas need tarkused tulevad maale? Ja räägid ka teistele inimestele. Ja kas see tarkus tuleb maale ka, et kui sa oled nüüd siin toimetad, ma eeldan, et sa ei ela laevas igapäevaselt, vaid sul on ka maaelu. Kas need tarkused, mida sa merel oled õppinud, pädevad ka maismaal? Ikka pädevad. Et kui su kodus on midagi lahti, mingid elektrijuhtmed, siis sa isoleerid need kohe ära. Pigem ikka tuleb kohe tegelda, jah. Me oleme Tallinnas, me peame Tallinna merepäevi. Meid on õnnistatud sellega, et meil merevood on vabad ja me pääseme siin ilma takistusteta sõitma. Millised võimalused meil, Peeter, Tallinnas on mereharrastuse harrastamiseks? Ma ei tea, meil on nagu... Ma ei tea, üks külg Tallinnast on kõik nagu meri selles mõttes, et aga meil on olemas ju mitu jahtklubi, mille juures enamasti on ka mingisugused purjespordikoolid, kes tahavad millegagi alustada. Mina ise olen vanast heast Kalevi jahtklubist, siis on olemas veel ka Tallinna jahtklubi, mille alla peaks kuulma Vanasadam, peaks olema minu arust see Kakumäel ka Tallinna jahtklubi alla, eks. Ehk et on need, siis on Noblessneris oma jahtklubi, väga aktiivne, väga kihvt seltskond on siinsamas Noblessneri kõrval Lennusadamas, kus korraldatakse nii mereparaade kui
kui ka näitemänge ja mida iganes muud selles mõttes sellist, et ta on nagu rohkem kui lihtsalt purjetajate jahtklubi, mõeldes, et ta ongi see, ongi meremuuseumi kai peal põhimõtteliselt, eks. Et on need, tegelikult on ju väga suur, on ka neid nii-öelda surfikoolitusi leiab igalt poolt, jällegi Pirtal on ilmselt Eesti suurim surfiklubi, sama leiab, Pärnust leiab ja paljudest muudest kohtadest, Laulasmaal peaks olema üks seltskond, kes tegutseb ja nii edasi. Nii et neid asju on tegelikult on erinevates kohtades ja kui sul on, eriti kui sul on nagu see, ütleme purjetamise puhul me võime kujutada ette, et on üks selline nägemus on see, et šampus, maasikad ja kõpskontsad, eks ju. Aga kui sa nagu sellest kõrvale vaatad ja oled selle seisukohaga, et sa oled inimene, kellel käed otseselt tööd tehes küljest ära ei kuku, siis enamasti on, ja oled ka muidu meeldiv selles mõttes seltsiline, et siis ilmselt leiab nagu sõpruskonnast neid, kes juba tegelevad sellega, kellega on võimalik ennast kaasa nihverdada. Mõistagi peab olema selles mõttes, ilmselt ka piisavalt endapoolset nihverdamisviitsimist ja oskus, sest et purjetajatele kogu aeg käed jalad tööd täis, kuhu ma nüüd veel sind vahele võtan, eks ju. Et sedamoodi tegelikult neid asju saab ja kuna mina ise hakkasin ikka pihta sellega, et pärast seda, kui ma olin paar korda kaiaga proovinud, siis ma leidsin, et tuleb endale purjekas osta, kuidas sa muidu ikka purjetama saad, eks ju. Aga neid, kes pakuvad kohti meeskonda ja nii edasi, leiab, nii et kui kusagilt otsast pihta hakata, just võib-olla mingisuguse ka lihtsama poolega selles mõttes, et surfid ja muud sellised asjad, et siis ma arvan, et niimoodi lõhki ilmselt ei kuiva maa peal. Mul on selline teooria või neid merejutte rääkides, et kõige kõvem valuuta jahtklubis on aeg. Et kui sul on aega ja tahtmist, siis ja sul on tõesti käed on otsas ja sul on huvi, siis tegelikult neid jahte, millega sõita, leiab küll ja neid inimesi, kelle käest küsida, et kuule, kuidas see käib või et võta mind kaasa, et lihtsalt järjepidevust ja üks imetore koht, kus seda infot liigub, on seesama purjetajate Facebooki grupp, et seal on, otsitakse meeskonda, pakutakse meeskonda, kõiki variante, nii et kindlasti nende gruppidega ka liituda. Ma mäletan ühe Muhu väina mingisuguselt teiselt päevalt, kus oli kolmas-neljas päev, kus siis meeskonna liikmed, kes said kui kaua ja olid vahetumas, ja siis ühe jahi peal tuleb välja tütarlaps, kes teatab kaptenile rõõmsalt, et sain meile 2 käed juurde sooti. Et nad on küll mingisugused surfarid, aga põhimõtteliselt, et tugevad poisid ja töökindad pidid endal kaasas olema. Et selles mõttes, et jah, et kui sa nagu pirtsakas ei tohi selles mõttes olla, aga kui sa oled selles mõttes, et see keegi ütleb sulle, et kuule, et tule nagu, meil oleks vaja sõita nagu 3 päeva järjest vihmase ilmaga välja minna ja sõita nii tormis kui tuulevaikuses ja ütled, okei, let's do it, siis et nii see tasapisi arenema hakkab, sest ma ise ütleme, et see hulk neid nii-öelda IT-inimesi näiteks minu ümbert, kes tegelikult purjetavad, et neid on ju selles mõttes küll ja veel, nii selles mõttes on suuremate peal, väiksemate peal, ma ei tea, alates folksudest kuni mingisuguste päris suurtele, nii et selles mõttes, et nagu igal pool on tegelikult, ja ma arvan, et sama käib iga teise tegevusala kohta, et mina tean oma tutvusringkonna kohta, aga Brit, kui sa vaatad siin, me oleme lahe ääres, eks ju, meie vasakul käel on Katariina kai, meie paremal käel on Pirita, ees on Miiduranna, aegne paistab. Kui sa vaatad neid teekondi, ega sa ju kogu aeg Briti ümber ilma ei sõida. Sa oled selle ära teinud, ma ei tea, kas sa lähed kunagi veel, on sul see huvi maas, aga siin samas, ütle, mis on toredad paigad, kuhu seada sihte, mida külastada. Meil on ju võimalus minna kas või ka mootorpaadiga, eks ju, neid sõite teha, et ega mereelu on igatepidi tore. Me käime ise üsna sageli Naissaarel, mis sest, et seal on palju kordi käidud, aga ta on niisuguse mõõduka kaugusega, saab kohal on piisavalt palju võimalik ringi jalutada, sageli saab sügise poole seeni ja kõike.
no samuti on tore sõita siit näiteks Lohusallu, kui kuhugi lähedale tahta minna, kas või niisama tiir teha ilusal tööpäeva õhtul lahe peal, lihtsalt nautida seda ja kui vähegi kaugemale minna, siis tegelikult Soome on ikka väga lähedal ja üliilus. Sinna on lihtne pääseda ja kui on vähegi mingi paar nädalat võimalik puhata, siis minu meelest kaunimaid kohti kui kas Stockholmi saarestik või Turu saarestik on raske leida. Ja see kõik on siit 10-12 tunni sõidu kaugusel? Just nimelt. Ma väga tänan teid. Ja kui võtta 10-12 tundi ja nüüd on see, et ei jääks nagu põhjarannik kuidagi, sina mainisid Lohusalut ja seda poolt, kus käiakse rohkem, siis tegelikult siit niimoodi paremale ümber nurga on Prangli, mis on kindlasti sama tore nagu Naissaar, ainult et seal käib vähem inimesi. Et ta on selles mõttes, seal käib inimesega, aga ütleme niimoodi vähem minust kui Naissaaral, mis on ikka päris tramm käib siin edasi tagasi mitu korda päevas juba põhimõtteliselt. Sinna Muuga lahe juurde sisse on väga kihvt, on Koljunuki sadam, väike sadam, väga tore restoran on seal ka samas. Siis lähevad edasi Neeme, Kaberneeme, Viinistu, Eismaa, Hara, Toila, Toilasse praegu saab sisse, on ka sadamat ümber tegemas. Ja sealt lõpuks jõuab välja sellisesse toredasse kohta, nagu seda on Narva jões, kus on ka väga ilus jahtklubi. Tõsi, kus tuleb küll teatada sisenemisest piiritsooni ja hoiduda jõe õigele kaldale, selles mõttes, et vastaste puhul võib-olla pärast tegemist koju tagasi saamisega. Aga ja kõik need jupid tegelikult ongi sellised toredad mingisugused paar 30 miili, eks ütleme päevaga mõnusalt sõidetavad ja kus sa niimoodi neid päevakesi hakkad nagu herneid niimoodi niidi otsa või maasikaid kõrre otsa toppima, et siis tegelikult et niisugune kulgemist saab tegelikult Eesti serva mööda ka täiesti vabalt teha. Ma väga tänan teid selle eest, et te jagasite oma kirge meie vaatajate ja kuulajatega. Aga mul on üks küsimus, kui me rääkisime alguseks, kuidas te alustasite, siis ma küsin nüüd, mis on teie järgmine merereis? Brit, kus sa järgmiseks lähed? Järgmiseks kavatseme augustis minna Soome, võib-olla ka Rootsi, teha paari nädalase puhkuse. Peeter, mis sind ees ootab? Ma ei tea, selles mõttes, et mul on see aasta on läinud kõik kuidagi niimoodi, et ühel hetkel helistas keegi, kes ütles, et tere, ta on Lauri Hiiumaalt ja ta restis ülejäänu on ajalugu, eks ju. Siis eks ma enam-vähem ootan, et mis on järgmine kõne ja kuhu kutsutakse, et kui ei kutsuta, eks ma lähen siis parandan oma purjekat edasi. Sa oled siis ühesõnaga vaba agent, et... Ja mul hakkas kuidagi meeldima selles mõttes, et nii tore on see, et kui sa ei pea kogu aeg mõtlema ise selle peale, et sinu purjekas, kuidas sa saad edasi, kuidas sa saad tagasi, kes tuleb peale meeskonnaks ja kui sa oledki see, kes sa saad minna ja aidata inimesi lihtsalt, et aitan teile purjetada punktist A punkti B, tulen lennukiga kohale, lähen lennukiga ära, et väga tore, äärmiselt mugav. Ohierum, aitüma, vaat oskab inimene elada. Aitüma teile... Lennuki jaoks tuleb raha koguda enne. Aitüma teile, head kuulajad. Selline sai tänane merejutt siit merepäevadelt. Mina olen Kaider Kahar ja ma väga tänan teid. Aitäh!